Tere tulemast minu kanalile. Täna on neljapäev, 3. aprill ja kuna ma olen kodune, ma olen veits haige jälle. Mul tuli angiin uuesti tagasi. siis ma olen haiguslehel. Aga praeguseks ma ütleks, et on tegelikult päris hea juba. Et ma olen juba paar päeva nüüd jälle antibiootikumi võtnud. Nii et kurguvalu põhimõtteliselt enam ei ole. Veits vahepeal nagu annab tunda. Aga selles mõttes enesetunne on jälle väga hea. Nii et ma mõtlesin, ma võtan teid täna kaasa. Täna on nagu reaalselt tulemas mega ilus ilm. Et see on selle kevad ilmselt kõige soojem ilm. Ja siis vaatame, meil on võib-olla väike plaan isegi grillida täna. Nii et jah, päevitada tahan ka, sest et D-vitamiini on vaja ja ma armastan päevitamist, nii et ma arvan, et miks mitte. Et kui palavik ei ole, siis ma arvan, et õues pole patt olla. Et praegu tuulevarjus on nagu lihtsalt nii soe, ma eile olin ka õues, võtsin päikest natuke ja mega soe, nagu reaalselt suvi oleks. Ma hakkan praegu hommikusööki tegema ja siis ma arvan, ma lähengi seda hommikusööki õue sööma. Mis ma olen veel lisanud nüüd, ma hakkan hommikuti sööma porgandit. Mul meenus, et ma eelmine kevad sõin päris pikalt iga päev 150 grammi porgandit. Vaietavalt see peaks siis mingi pruuni ilusa jume tegema või kuidagi aitama päevitusele kaasa. Ja ma ei tea miks, aga imekombel ma olin eelmine aasta nagu reaalselt esimest korda elus suhteliselt pruun. Et kõik mu lähedased ikkagi imestasid, et ma nii pruun olen. Et äkki see oli selle pärast, võib-olla ma lihtsalt päevitas rohkem, ma ei tea. Aga jutud räägivad, et see peaks hea olema, nii et ma küll ketoga nüüd nii palju seda süüa ei saa. Aga 100 grammi ma nagu üritan mahutada, et see on siis lihtsalt ülejäänud päeva nagu vähem süsikaid. Et jah, nüüd ma olen jälle porksilainel. Et aga jah, muidu ikka ketotoit ja ma nüüd hakkangi tegema jälle munaputru. Ehk siis põhimõtteliselt praen muna ära ja segan majoneesiga ja kohvi ja porgandid. Ja rohkem ma praegu ei teegi. Vaatab, mis ma lõunaks teen. Ilmselt mitte väga palju, sest et õhtul ma arvan grillides ikkagi tahaks natuke rohkem seda liha süüa, et siis ma pigem jätan oma makrod õhtuks. Aga ma hakkan nüüd süüa tegema.
ma sain nüüd omal toidu valmis, ma viin nüüd tekki õue ja toidud õue ja siis juba saame päikest nautida. No nii, toit on valmis. Teki panin ka ootele ja nagu nii ilus ilm. Isegi muru on roheliseks sain nagu. Viimase videos vist oli suhteliselt pruun see muru veel. Võtsin omal bluusiga paelad siit ära. Siis ei tule nii julmasi rante. Vahet ei ole. No vaadates minuga ei tahagi. Oi, kui ilus see on. Väga. Ma arvan, et sellest ajast, kui ma kolisin sinna korterisse, ehk siis 3 aastat, kui ma ei ole kunagi. Kardinad annab hoopis teise mulje ja mida tahab Marta teha, tulla sööma supp ja oduka. Aga super vibe on nüüd kohe. Väga. Nagu, oh my god. Väga ilus. Kell on reaalselt mingi 1 natuke läbi ja siin on lihtsalt nii soe, nagu ma juba veits higistan. Nagu reaalselt suvi oleks. Suht õige. Aga nagu suht ebamugav on tegelikult siin istuda. Aga ma tellisin nüüd mingi eile või üleeile. Tellisin päevitustooli. Ma olen ülikaua tahtnud seda saada, aga varem nagu kuidagi ei ole ostnud. Aga nüüd ma tellisin ära selle üliodavalt sain ka Coop24-st, mis ta oli mingi pakun nüüd kuskil 30 euri või? Ma ei tea, täpselt ei mäleta praegu. Aga nagu mega odav ja ta on sükene lamamistool, mille saab nagu täiesti sirgeks panna ka, ehk siis saad nagu kõhuliga pikutada, et sellele päikest võtta. Ja teiseks seal on see peavari, ehk siis kui näole saab päikest liiga palju, siis saab selle varjuga ette panna. Nagu praegu päike on nii julm, et kissitan silmi. Aga nagu päike võtab teiega praegu. Nii mõnus. Ma sain just Rotsilt teada, et ta jõuab täna varem koju. Nii et ma vaatan, kas ma saan selle grilli puhtaks. See on meil siin kamina nurgas. Aga kola all. Siin nurk on meil kord tegemata, siin igast kola. Nii et tegelikult tahaks päikse käes olla. Aga ma ei tea, kas mul õnnestub seda siia ukse vahele vedada. Välja ma vist ei saa seda üksinda. Siin on see gaasipalloon on ka veel küljes. Okei. Ühesõnaga, ma proovin nüüd seda grilli puhastada, et saaks õhtul grillida. Vaatab, äkki tuleb keegi külla ka meile. Peab uurima. Ma ikkagi ei saanud praegu seda grilli kuskil vedada, nii et ma puhastan siin sees varjus käppe ära nii ruttu kui ma oskan, et ma saaks päikse kätte tagasi. Võtame selle surfarulli vahendi puhtaks. Nii, ma sain nüüd lõpuks grilli nii-öelda puhtaks. Tavaliselt ennem lillelaata me peseme lausa nõudepesumasinas need grilliplaadid asjad üle.
aga ma loodan, et äkki praegu piisas sellest, et ma lihtsalt küürisin pesimvahendiga ja tuli ju ka põletab. Et äkki ei ole hullu. Loodan. Aga ma ei tea. Aga igatahes praegu on natuke viisakam. Ma tean, et ta niikuinii selle kuu ajaga või isegi 1,5 kuuga lillelaadaks läheb uuesti mustaks, nii et siis ma saan uuesti seda pesta. Ma ei hakanud praegu kuidagi põhjalikumalt tegema, peast oleks enam-vähem, sest ta ikkagi seest veits hallitas ja peale oli korralik tolmukiht, nii et natuke vajas pesu. Aga ma sain valmis. Ma arvan, et ma nüüd päevitan veel hetke ja kui Rutsi jõuab, siis ma lähen käin poes ära ja saan midagi grilli. Ma siin istun ja võtan päikest, Rutsi jõudis ka just koju. Kohe saab poodi minna. Aga kurjas, et täna on viimane päikseilm ja siis on terve aprillikuu lubab nagu mingi külma, miinust, isegi lund lubab. Aga noh, mis teha. Siis ongi aega kuu aega veel ilusti toituda, trenni teha, et keha veel paremaks saada. Ja siis on maikuus mõnus päevitada jälle. Aga mul on nüüd laupäeval, ehk siis paari päeva pärast, on Mulgi rajal või Raassil rajal, seal on trennipäev, kus ma lähen. Ja kuna ma seda filmin ka, siis ma mõtlesin, et ma nüüd tahaks videot veits nihkesse lasta. Ehk siis kuna ma ilmselt drifti hooajal ei jõua sama nädalavahetusel videot töödelda, kui on võistlus, siis ma viin juba praegu nagu nihkesse ära. Ehk siis kui laupäeval on nüüd see trenn, et siis video selle kohta tuleb siis sellest nagu nädal aega hiljem nii-öelda. Et hakkan nagu nädal aega nihkes postitama, et mitte kohe järgmisel päeval, nagu ma olen üritanud siin töödelda. Ma arvan, ma lihtsalt ei jõua, sest piltide töötamine tuleb ka juurde ja ilusad ilmad ja ühesõnaga, et kuna kõike seda töötlusasja peab tegema toas, õues, eriti kuuma ilmaga läpakat ma hoida ei taha, et siis ma pean leidma selle aja nagu toas. Ja mulle ei meeldi suvel väga toas olla, nii et ma pean kuidagi ajaga vaatama. Ja kas ma üldse jõuan iga nädal postitada videot, ma ei tea. Eks see näha ole. Aga eks ma üritan ikkagi. Et kas või, ma arvan, et ma ei tea, ma ei oska praegu veel midagi lubada. Et eks see siis näha ole, kui tihti ja mismoodi ma postitada jõuan neid videoid. Aga varsti läheb julmaks piltide töötlemiseks jälle. Et iseenesest äge. Äkki saab jälle mingeid ilusaid pilte ja elamusi. Et täiega ootan seda hooaega juba. Aga igatahes jah, ma nüüd lähen suht kohe poodi. Toon mingit leha grillimiseks. Ja siis õhtul tulevad üks sõbranna oma mehega külla. Et grillime veits. Ja jah. Ma natuke naudin veel edasi. Nii, me käisime vahepeal poes. Ma näitan, mis me siis tõime ka. Siin on siis võtsin endale selle Tallegi broileri rinnafilee ribad klassikalises marinaadis. See oli nagu selles mõttes hea valik, et siin on vähe kaloreid. Mingi 108 kalorit ainult 100. Siis ma võtsin siuksed Max ja Moritsa maitselt mahe grillvorst juustuga. Siin on nüüd rohkem kaloreid, 270, aga ka suht okei.
süsikaid, siin on 3 ja teises oli, mis siin on siis, 1,3. nii et ketoole sobilikud. Siis Ruts võttis endale Rakvere kooreses marineeris grillliha. Ta vist vajab lihtsalt makrosi. Siis me leidsime siukse ägeda vee. See on Zero. Kõik on nullis. Pidavad päris hea olema, Ruts täna juba ei. Dragon Fruiti maasika. Ja ma võtsin magneesiumi veega. Mulle meeldib see. Ja siis Rutsil oli Zero Fantaga. Otak. Ühesõnaga, siuksed toidud siis. Ma veel panin kõik äppi kirja ka. Ehk et arvutasin välja juba palju ma midagi süüa saan. Panin kõik hommikused kalorid kirja. Ühesõnaga, kõik on arvestatud, et ikka olla kaloridefitsiidis. Nii et saab päris hästi süüa, kui kõik kirja panna. Tegelikult saab päris palju. Nüüd tassime grilli õige koha peale. Ja siis saab grillima hakata vaikselt. Tassime see grilli ära. Peaks vist selle kiigega sinna poole viimas, saaks pärast istuda siin. Aga ma seda ma üksinda ei jaksa vedada, nii et paneme mingid lauad alla, muidu on nii piltuse siin. Kukku vahelt välja. Me juba panime minu liha grilli peale. Ma ei ole täna midagi peale hommikusöögi söönud. Ja ootame külalisi. Tahtsin teile näidata, et minu krookused on kasvama hakanud. Ja siin on natukene neid tulbilehti ka nüüd rohkem. Ja siin vist ka mingid asjad juba tärkavad vaikselt. Nii et saab asja küll vist. Asulas 90, esimene rikkumine edus kohe 528 €. No sinnagi. Kana küpses küll üle veits. Normaalne ports on see jah. Korralik ports. Ja saatsime kõik külalist minema. Ja koristasime natuke juba õuet ära, aga
võin veel kiigekatte ära ja üht-teist veel ja siis tuppa ära. Päris jahedaks läks nüüd lõpuks ikkagi. Panime kõik soojalt riidesse. Aga täiega mõnus päev või nagu reaalselt nagu suvi oleks. Täiega nautisime. Aga ma arvan, et ma nüüd lõpetan selle video ära. Et ma loodan, et sulle meeldis see. Ja pane kindlasti like ja kommenteeri ja telli mu kanalit. Ja näeme juba järgmises videos, kus siis saame drifti vaadata.